Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vabandan, et natuke siin hilines algus, aga siis alustame nüüd tafsiiri loenguga ja seekord sellisel ebatavalisel ajal. Ja kes vaatab seda ka järgi või kes soovib tulla järgmine kord ka, et siis tõenäoliselt detsember jääb meil vahele eestikeelsete loengutega. Ja siis tulevad inshallah jälle jaanuaris. Ja tõenäoliselt saab see olema niimoodi, et neljapäeviti saab olema hadithi loeng. Neljapäeva õhtule siis laupäeva päevasel ajal saab olema siis eestikeelne tafsiiri loeng. Et kui midagi muuta ja selle kohta kindlasti inshallah saab mingi info või postitus ka üles pandud. Aga jätkame siit. Praegu siis 40. versist Al-Baqara suurest, kus Allah ütleb Ba'd a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Mis tähendab siis, et O Iisraeli rahvas, meenutage minu õnnistust, millega ma teid õnnistasin ja pidage kinni minu lepingust ja ma pean kinni teie lepingust ning kartke ainult mind. Ja Iisraeli rahvas, mida on mainitud otse tõlkes Banu Israil, on Iisraeli pojad. Ja see tuleb sellest, et prohvet Jaakub alaihissalam või prohvet Jaakob eesti keeles on siis Iisrael, tema teine nimi on ka Iisrael. Ja siis temast hargnesid, siis tema järeltulijatest hargnesid ka siis 12 suguharu, keda siis nimetatakse Iisraeli rahvaks või Iisraeli poegadeks. Ja selle kohta on ka hadith, mis kinnitab seda, kus siis Abdullah ibn Abbas edastas radiyallahu anhu, et grupp juute tuli prohveti sallallahu alaihi wasallam juurde ja ta ütles neile: Hal ta'lamuna anna Israil Jaakub. Kas te teate, et Iisrael on Jaakub? Et tegemist on siis sama prohvetiga. Ja nad ütlesid jah, Allahi nimel või jah, Jumala nimel, et nad teavad. Ja siis prohvet sallallahu alaihi wasallam ütles selle peale Allahumma ashhad, ehk et o Allah, ole sellele tunnistajaks. Ja need õnnistus, siis meenutage minu õnnistust ja neid õnnistusi oli mitmeid Iisraeli rahvale. Ja näiteks üks siis Koraani kommenteerija, Mujahid, ütles selle kohta kommenteeris, et Allahi õnnistus oli see, et ta andis juutidele siis vee, mis tuli välja kividest, saatis alla manna ja see, eesti keeles ka öeldakse, taeva manna kasutatakse selle terminit, et see tegelikult tulebki sellest samast asjast, et selle kohta on ka eraldi värst tuleb veel hiljem, et saatis alla manna ja vutid siis sööks ja päästis nad siis selle vaarao orjastuse alt või sellise raske, ütleme praktiliselt nagu olid need orjad. Et need olid mõned need õnnistused. Ja nüüd see, mida Allah mainis, et pidage kinni minu lepingust ja ma pean kinni teie lepingust, et see puudutas nüüd siis prohvet Muhammedist sallallahu alaihi wasallam, sest juudid ka varasemalt teadsid tema tulekust, see oli ka kirjas nende pühakirjades. Ja see leping oli see, et kui ta saadetakse teie juurde, et siis Allah annab neile selle, mis ta lubas neile, sellisel juhul, kui nad usuvad temasse ja järgivad teda. Allah ütleb järgmises versis: وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ. See tähendab, ja uskuge sellesse, mis ma olen nüüd ilmutanud, kinnitamaks seda, mis teil juba on,
ning ärge olge esimene, kes sellesse ei usu. Ja ärge müüge maha minu märke väikse hinna eest ja kartke ainult mind. Ja nüüd niimoodi jupikaupa, ei uskuge sellest, mis ma olen nüüd ilmutanud, ehk Koraani, kinnitamaks seda, mis teil juba on, ehk siis Toora ja evangeelium, ning ärge olge esimene, kes sellesse ei usu. Ja ärge müüge maha minu märke väikse hinna eest, märke, siis märkidele mõeldud Said ibn Jubair ütles siis Tabari tafsiiris, jällegi Tabari ka üks tuntumaid tafsiiri ehk siis Koraani selgituse autorid, ütles siis, et Jumala märkidele mõeldud tema raamatut, mis ta neile ilmutas ja väike hind tähendab siis seda maailma ja selle ihasid. Ja mis puudutab siis selle tähendust, ja siis see oli esimene siis Koraan, seda mainisin, ja nüüd see Toora evangeelium, et me usume ka moslemitena tegelikult üks ususammastest, et meil on islamisambad ja meil on ususambad. Ja üks ususammastest on siis usk Allahi raamatutesse. Ja see on mitmuses, see ei ole ainult, et moslem usub Koraani, aga moslem usub ka seda, et Toora ja evangeelium, ehk siis araabia keeles Taura ja Inžiil on ka Allahilt loojalt saadetud. Aga see nüüd, kuidas me sellesse usume, see erineb selles mõttes, et me usume eelnevatesse raamatutesse sellises üldises mõttes, et nad on tulnud loojalt. Aga nad ei ole säilinud sellisel kujul, nagu nad algselt ilmutati. Et erinevalt siis Koraanist, millesse me usume ka üldiselt, et on Allahilt ilmutatud, aga me usume ka selles mõttes detailselt, et me järgime seda ja käitume siis selle järgi. Ja seda on ka Allah öelnud Koraanis, et ta on alla saadnud selle Koraani, et vikr, ja siis, et ta on selle kaitsja või hoidja. Ja sellepärast ka tegelikult on väga ohtlik, et kui keegi arvab ja mõtleb näiteks, mis juhtub ka moslemite hulgas, et näiteks arvab, et mingi osa Koraanist ei ole õige või see ei ole säilinud nii, nagu ta algselt oli. Et see läheks vastuollu siis konkreetselt selle värsiga. وَنَحْنُ نَزَّلَ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. Et meie saatsime alla selle vikri, selle meenutuse, mille alla mõeldud siis Koraani, meie oleme selle kaitsed hoidjad. Ehk see on väga-väga ohtlik. See on midagi rohkemat kui ainult suur patt ja see võib inimese täiesti tegelikult ka islamist välja võtta. Ja ta hakkab ütlema, et näiteks, et jah, sellesse ma usun Koraanist, aga ei see osa, nagu see on kuidagi, see ei ole loogiline või ma sellesse ei usu, et see ei sobi kuidagi, ei ole, kui niimoodi hakkab inimene valima või ütleb, et see ei saa olla loojalt tulnud, et see peab olema muudetud, et see on väga ohtlik. Aga üldiselt mõttes jah, me usume, et looja Allah on juba varasemalt ka saatnud raamatuid varasematele sõnumitoojatele. Ja siis jällegi selles eelnevates ka raamatutes, näiteks Toores evangeeliumis on ka olnud prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kirjeldusi. Ja siis oli see hoiatus, et ärge müüge maha minu märke või värsse või et ärge muutke neid, et kuidagi mis oli kombeks teha näiteks, et kirjutada midagi enda kasuks kuidagi ümber või selliseid asju, et see on nagu väga-väga suur patt. Ja Allah ütleb järgmises värsis وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ja ärge segage tõde kokku valega ega varjake tõde, olles ise sellest teadlikud. Ja see on samuti jällegi keelatud on muuta tõde, muuta see tõde näiteks kuidagi ümber valeks või siis peita tõde ja levitada valesid. Et mida võib ka juhtuda tegelikult, et inimesed teavad, mis on tõde, aga nad ei taha seda tunnistada, nad ei taha seda jagada. Võib-olla see teeb kuidagi nendele endile kahju ja nad levitavad siis või loovad mingeid valesid ja levitavad neid, kuigi nad ise teavad, mis on tõde. Ja see on siis, mida Allah keelas ja käskis siis teha tõe nagu teatavaks kõigile, et levitada tõde.
Ja Ibn Abbas radiyallahu anhu, jällegi üks kõige teadjamaid prohveti kaaslasi üldse Koraani osas, ütles, et see osa, et ärge varjake tõde, olles ise sellest teadlikud, et see tähendab, et ärge varjake seda tõde, mis teil on siis selle sõnumitooja kohta, prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam kohta ja tema kirjelduse kohta, mis siis varasemates raamatutes saadeti. Et see tähendab seda. Järgmine värss, 43. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. Ja palvetage korralikult, makske zakaati ja kummardage koos kummardajatega. See on siis käsk siis palvetada ja kus käsitakse palvetada ja koos siis nii nagu prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam umma üle maailma kogukond teeb seda, et siis palvetage koos nendega, tehke nii nagu nemad teevad. Ja see on siis nagu selline üleskutse nii-öelda raamatu rahvale, et olla, järgida siis seda prohvet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam religiooni, tema õpetusi. Ja samuti on palju õpetusi, kes ütlevad, et see värss Warka'a ma'a raaki'in, et kummardage koos kummardajatega, et selles on tõend selle kohta, et palvus on kohustuslik mošees või kongregatsioonis või nagu ühispalvus on kohustuslik ja siis meestel. Et naistel on valik, kas palvetada kodus või palvetada mošees. Naisi peaks keelama mošeesse tulemast, aga meestel on see kohustus, kui see on võimalik. Ja see on muidugi selles mõttes mõistlikkuse piirides, et kui ikkagi näiteks keegi siin Eestis elab Tartus on ju, või Tartus võib-olla on ka kuskil olemas, Musalla on ju, tähendab kindlasti on olemas, aga näiteks kui keegi elab kuskil, kus ei ole, näiteks Pärnus või kus ei tehta ühispalvusi, et siis ei tähenda, et ta peaks igaks 5 palvuseks siis Tallinnasse tulema või Tartusse, kus on olemas ühispalvused, et see on mõistlikkuse piirides ja õpetused on öelnud, et see tingimus on see, et kui sa elad nii lähedal, et sa kuuled seda palvekutset, kui seda hõigatakse välja ilma kõlariteta, kui inimene hüüaks, et kui sa selles piirkonnas elad, selles raadiuses, et siis on see palvus sulle kohustuslik mošees, kui sa oled mees. Et aga meil siin on reaalsus on pigem see, et igaks palvuseks inimesed ei jõua ja see on arusaadav, aga me peaksime ikkagi püüdma luua seda harjumust, et kas siis koos sõpradega, koos teiste vendadega, õed ka omavahel, et tulla vahepeal mošeesse, et me ei oleks nagu eemal sellest kohast ja see on ka üks nendest inimgruppidest, kellele Allah annab oma varju viimsel kohtapäeval. Et üks nendest, kelle süda on seotud qalbuhum mu'alliqun bil masajid, et kelle süda on nagu seotud mošeedega. Et ta kogu aeg tahab sinna minna, ta tahab tulla palvusele. Et see, muidugi ta vajab harjutamist, see ei ole inimesel niimoodi kohe olemas. Et see vajab sellist loomist, sellise harjumuse loomist. Aga me peaksime püüdma, et kas või kirjutada kellelegi vennale, alhamdulillah meil on ka eestikeelsete vendadega selline väike grupp olemas online'is, et kas või vahepeal, või nädalavahetus näiteks, et tulla näiteks kas või ühele palvusele, vahepeal võib-olla palvetada koos, minna sööma, et see ei teki iseenesest see, et keegi ka mingis mõttes initsiatiivi näitama, ja miks mitte ei võiks olla sina näiteks, ei pea alati ootama, et keegi teine midagi korraldab ja see ei pea olema midagi keerulist, et lihtsalt kirjutad vennale, kuule, et läheks täna palvetaks koos ja võib-olla pärast ajaks juttu või mis iganes. Nii, järgmine värss. تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. See tähendab,
ja see on nagu hästi selline tähtsa tähendusega värss, mitte et oleks värsse, mis ei oleks tähtsa tähendusega, aga see on nagu eriti sellise suure kaaluga. Kas te käsite inimestel olla sõnakuulelikud ja unustate iseendid, samas kui te loete raamatut, kas teil puudub mõistus? Ja see on meile kõigile, eelkõige mulle endale siin, et kui mina siin ka mingeid asju mainin, mis on halal, mis on haram, mida peaks tegema, et me kõik peaksime, et kui me kutsume teisi üles olema sõnakuulelikud Allahile ja tegema head, et siis me peaksime olema veendunud ka selles, et me ise oleme siis sellised eesrindlikud heategijad ja näitame nagu ka enda käitumisega, mitte et inimestele näidata, aga et me ei langeks nagu silmakirjalike inimeste kirjelduse alla. Selle kohta Ibn Jurayj ütles ka, et see tähendabki, et see üks inimgrupp, mida siis on kirjeldatud, ongi silmakirjalikud. Et kes näiteks kutsuvad inimesi üles palvetama, paastuma, aga nad ise ei teinud seda, mida nad siis käsivad teistel teha. Ja siis Allah tuletabki meelde siin sellist, tuletab meid meelde selle käitumise kohta. Ja et kes iganes käsib teistel teha või kutsub teisi üles tegema head, siis las ta olla ka ise esimene, kes seda üleskutset järgi. Ja selle kohta on tegelikult ka üks hadiid. Mägan selle tähendab, Bukhari ja Muslim on mõlemad seda edastanud. Et kuidas Usama bin Zaid radiallahu anhu ütles, et ma kuulsin, kuidas Allahi sõnumitooja sallallahu alaihi wasallam ütles, inimene tuuakse ülestõusmispäeval ja ta visatakse põrgusse. Ja kirjeldab ka seda karistust, aga mis meid puudutab on see, et põrgu elanikud siis või põrgu inimesed kogunevad tema ümber ja küsivad, et oo sina või oo see ja see, et mis nagu sinu teema on. Et kas sa ei kutsunud üles tegema head ja kas sa ei keelanud halba või kurja, nagu nad imestavad umbes, et see nagu olid nende seast, kes kutsus üles tegema head ja keelas tegema halba. Ja ta vastab siis, et jah, aga ma kutsusin üles tegema head, aga ma ise ei teinud seda. Ja ma kutsusin üles hoiduma kurjas või keelasin kurja, aga ma ise tegin seda halba ja kurja. Et see on nagu ka hästi selline meeldetuletus meile, et me peaksime püüdma ise olla ka sellised näited. Ja ka Sheikh Ibn Baz, rahimahullah, ütles ka selle kohta, et üks nagu selline nagu omadus, mis peaks olema siis sellel, kes kutsub teisi inimesi Allahi juurde, peaks olema see, et siis ta peaks käituma selle järgi, mille nagu juurde ta inimesi kutsub siis. Et kui ta näiteks kutsub inimesi palvetama, peaks ka ise palvetama. Kui ta õpetab inimesed, et inimesed peaksid paastuma Ramadani ajal, ta peaks ka ise kindlasti paastuma. Et see on hästi tähtis ja ma palun Allah, et ta aitaks meid kõigil käituda siis selle värsi, selle õpetuse järgi, et kui me kutsume kedagi üles midagi tegema head, et me ka ise teeksime seda ja kui me kutsume üles kedagi millestki halvast hoidume, et me ka ise hoiduks sellest. Aga siiski see selles mõttes ei tähenda seda, et kui inimene näiteks teeb mingit pattu, et ta peaks jätma siis ka kohe nagu teiste inimeste kuidagi nagu kutsuda teisi inimesi üles sellest loobuma. Et ta peaks samal ajal nagu võitlema siis selle pattu vastu, püüdma seda pattu lõpetada, aga samas ajal ikkagi kutsuma ka teisi sellest loobuma. Ja lihtsam on mingis mõttes siis, kui on need asjad on nagu erinevad. Näiteks, et võib-olla kellelgi on kombeks, mõtlen mingi lihtsa näite, et võib-olla jääb mõni palgus näiteks vahele. Et mis on ka tegelikult suur patt, aga ta püüab palvetada õigel ajal, selle õige ajavahemiku sees, aga ta läheb vahepeal nagu kuidagi laiskusest jääb see vahele. Et see ei tähenda seda, et näiteks kui ta näeb, et tema moslemist venn näiteks
on minemas kuhugi, ma ei tea, baari alkoholi jooma, see ei tähenda seda, et ta ei peaks siis nagu kuidagi või nagu kutsuma üles või soovitama tal mitte seda teha, meenutama talle selle kohta, et mis on selle karistus ja nii edasi. Et see ei tähenda seda. Ja järgmises värsis 45, Allah ütleb وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. Ja otsige abi läbi kannatlikkuse ja palvuse. Ja tõesti, see on raske välja arvatud nende jaoks, kes on Allahile pühendunult alandlikud. Ja Allah siis kutsub või käsib oma sulastel siis kasutada siis kannatlikkuse ja palvust, et saavutada hea nii selles kui ka tulemuses elus. Ja selle kohta, mida siis kannatlikkusel täpselt mõeldud? As-sabr. Näiteks on öeldud, et see kannatlikkus tähendab siin paastumist. Ja näiteks ka Mujahidilt on seda edastatud Al-Qurtubi ja mõned teised õpetlased on ka, Al-Qurtubi ka üks tafsiiri õpetlasi, kellel on endaga suur tafsiiri raamat, ütlesid, et sellepärast ongi Ramadani kutsutud kannatlikkuse kuuks. Et siin ta tähendabki paastumist. Ja samuti on öeldud, et see tähendab, kannatlikkus tähendab halvast või kurjast hoidumist. Ja on edastatud, Omar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ütles, et on kahte tüüpi kannatlikkust. On selline hea kannatlikkus, kui mingi õnnetus näiteks tabab inimest. Ja siis on parem kannatlikkus, on see, kui inimene hoidub sellest, mis Allah on keelanud. Ja samuti on palvus siis üks parimaid vahendeid või abivahendeid selleks, et hoiduda halvast ja et järgida Allahi käske. Nii nagu ka Allah ütles teises värsis, aqimis salat, inna salat tanha anil fahsha'i wal munkar. Et soorita palvust, sest või tõesti palvus hoiab ära al-fahsha, halvad sellised suured koledad patud ja wal munkar, et nagu sellise kõlvatuse. Et see on nagu tõeliselt, kui inimene tõeliselt nagu keskendunult palvetab ja ta mõtleb palve tähendusele, tal on see khushu, tal on see keskendumine ja ta tõesti palvetab nii, nagu on ette nähtud, siis see tõesti aitab ka hoiduda halvadest tegudest. Kui me mõtleme tõesti selle peale, kui me ütleme Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ütleme, et tänu Allahile, maailmade issandale, kõik, mitte ainult inimeste issand, aga kõikide maailmade issand, loomamaailma, kõik on tema siis nagu võimu all. Et kuidas me siis näiteks tema vastu patustame, kes on maailmade issand, Mäliki Joomitiin, viimse kohtupäevas või ülestõusmispäeva kuningas, valitseja, kellele ainult kuulub täielik võim sel päeval, kui inimesed ülestõstetakse, kuidas me siis tema käskude vastu eksime. Et sellepärast ongi, et kui inimene tõesti palvetab ja palun, et Allah aitaks nüüd kõigil saavutada see khushu, see keskendumine palus, sest ei ole lihtne, et ikka tuleb mingid muud mõtted, aga me peaksime teadlikult seda püüdma hoida, et me, kui loeme midagi Koraanis, ja kõik muud nagu kohad, et ütleme Allahu Akbar, kui me liigume ühest palve sellisest olekust teise, ja siis me jällegi mõtleme, et see tuleb meelde, et Allahu Akbar, et Allah on suurem, tähtsam kõigest muust, mis võib-olla oli, millega ma hetkel tegelesin. Et kui me Allahit hoiame ka keskendume Allahile tõesti oma palusid, et siis see aitab meil ka halvast hoidumisel. Ja siis 46. vers. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. Nende jaoks, et siis ja tõesti eelmine värss oli, et tõesti see on raske välja arvatud nende jaoks, kes on Allahile pühendunult alandlikud. Ja see on kirjeldus läheb edasi. Nende jaoks, kes teavad kindlalt, et nad kohtuvad oma issandaga, et nad pöörduvad tema juurde tagasi. Ja kes on võib-olla natukene araabia keelega kokku puutunud, siis ja dhanna ja dhunnu
kui sa võtad lihtsalt sõnastiku lahti, see tähendab arvama. Aga Koraanis tuleb ka ta kindla teadmise tähendusega. Et ei ole nagu, et ma arvan, aga need, kes teavad kindlalt, et nad kohtuvad oma issandaga ja see on see tõeline ka usk inimesel, et tal on see kindlus, ta ei kahtle selles. Et kui vahepeal räägitakse uskumisest või usust, siis see on justkui see, et me ei tea, kas täpselt nii on või äkki ei ole ikka. Ma usun, et on, aga võib-olla ei ole. Et see ei ole see, mida islami all on mõeldud usu all, et usk on see, et kui inimesel on al-yaqeen, kindlus, ta on nagu kindel veendumus on nende asjade suhtes. Ja sealhulgas ka siis selle suhtes, et me kõik kohtume oma issandaga. Ja see elu tegelikult, ükskõik kui palju me aastaid siin elame, tegelikult on ikkagi suhteliselt lühike. Ja lõpuks on tähtis see, et mis me oleme valmis seadnud oma tulevaseks eluks. Võib-olla ma olen seda ka varem maininud, nii nagu ütles näiteks Ibn Umar, kellel oli kombeks öelda, et idha asbahta fala tantadhir al-massa. Kui sa ärkad, siis ära oota õhtut või ära arva, et sa elad õhtuni. Või idha amsayta fala tantadhir as-sabah. Ja kui sa jõuad õhtuni, siis ära oota hommikut ja ära eelda või arva, et sa elad hommikuni. Sest me keegi ei tea, millal on meie aeg minna. Ja vahepeal me mõtleme võib-olla, et me oleme 20-ndates, 30-ndates, noored on ju veel, aga on ju ka neid, kelle aeg siin maailmas saab läbi ka palju noorema. Et see peakski olema ka meil, mis on meil kogu aeg meeles, et see kindlus, see veendumus, et me teame, et me kohtume oma issandaga, pöördume tema juurde tagasi ja siis me peame andma vastust oma tegude eest, et kuidas me selle elu elasime. Et igasuguste väikeste ja suurte asjade osas peame vastust andma. Ma arvan, et siin sellega tegelikult ongi sobilik lõpetada, kuigi ma arvasin eelmine kord lõpetades, et me jõuame rääkida rohkem ka Moosese loost ja Iisraeli rahvast, aga ma arvan, et selle jätame siis järgmiseks korraks ja palun Allah, et ta aitaks meil kõigil tugevdada oma sidet nii Allahiga kui ka tema raamatuga, et me saaksime sellest tõeliselt kasu ja et see oleks, et see Koraan, Allahi raamat oleks tunnistajaks meie heaks viimsel kohtupäevale, mitte meie vastu. Amiin. Barakallahu fiikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.